Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut. Ja tänane video on pealkirjaga Võta rahulikult. Kõik, mis väliselt toimub, on vastavalt suurele valguse plaanile. Seda videot ajendas mul tegema need energiat, mis praegu peale 21. detsembrit meil energiaväljas on ühelt poolt hästi suur valgus, hästi suur rahu, kuid samas on inimesi, kes ikka veel kardavad, ikka veel ei saa aru täpselt, mis toimub. Ma võin omalt poolt öelda, et võtke täiesti rahulikult. Absoluutselt rahulikult. Kõik, mis toimub, on tõepoolest vastavalt suurele valguse plaanile ja läheb täpselt õiges suunas, ehk siis inimkonna ärkamise suunas ja valguse võidu suunas. Ja nagu öeldud, varasemalt juba korduvalt, valgus on juba võitnud ja see, mis me siin näeme, on paljas nukuteater. Kusjuures nukuteater on veel selles mõttes huvitavalt, et nukkude näitlejad on juba eemaldatud ja nukud tegutsevad nüüd omapäi. Räägime siis natukene sellest, mis väliselt toimub. Nagu ütlesin, võtke täiesti rahulikult see, mis ma lihtsalt kirjeldan ja võtke täiesti energiavabalt selle kirjelduse suhtes ennast. Mis toimub maailmas, on see, et USA-s on vaktsiinid juba laiali saadetud ja neid on saatnud sõjavägi. Infoks nii palju, et see, et vaktsiinid on laiali jaotatud igale poole, on vaid suitsukate selleks, et sõjavägi saaks igal pool kohal olla. Sest vastasel juhul, kui lihtsalt sõjavägi välja läheb, tekiks inimestel paanika, kuid paljud need, kes veel magavad, tunnevad ennast sellisel juhul, kui tegemist on vaktsiinide laiali saatmisega, ennast palju turvalisemalt. Seega USA-s on sõjavägi igal pool väljas ja valvel eesmärgiga rahvast kaitsta. Aga rahvas tõepoolest suur mass arvab seda, et sõjavägi on selleks, et kaitsta vaktsiinide laiali jagamist. Kuid tõde on sellest väga kaugel. Ja tõde on see, et sõjavägi teatab õige pea, et vaktsiinide tegelik eesmärk ei ole see, mida nende kohta tavameedias räägitakse. Esiteks, osad vaktsiinid on platseebod selleks, et kui keegi neid esimese lainena manustab, siis temal ei teki ühtegi probleemi ja see tekitab inimestes sellise turvatunde. Aga mis tähendab seda, et tuleb olla eriti tähelepanelik ja mina soovitan, kui teil on ette sattunud mõni selline video, kus keegi laseb ennast vaktsineerida, siis olge hästi tähelepanelikud ja vaadake seda väga suure detailsusega, sest seal on päris naljakaid asju juhtunud minu meelest. Esiteks, mitte ükski positiivne sõnum seoses vaktsineerimisega ei tule väljaspool peavoolumeediat. Ehk siis kõik, mis puudutab vaktsineerimist positiivse poole pealt, tuleb peavoolumeediast. Ja oluline on kõike peavoolumeediast tulenevalt võtta ülisuure reservatsiooniga. Ma usun, et te teate seda. Ja reaalsus on see, et mitte ükski tavainimene pole kutsutud päriselt vaktsineerima COVID-19 vastu. Kõik, kes on tavameediakanalite ees või lasknud ennast vaktsineerida, on neil olnud väga naljakad nimed. Näiteks Inglismaal lasi esimene vaktsineerija oli nimega William Shakespeare. No kuulge, kas pole mitte naljakam või nõmedam nimi, mis valida? Või näiteks ühes videos, ma ei mäleta nüüd, mis maalane ta oli, lasti ühel inimesel vaktsiin võtta, kuid süstlal unustati nõelakatt eemaldada, kui vaktsineerimine läbi viidi. No see juba ka üht-teist näitab. Ehk siis lõppkokkuvõttes enam lollimaks ei saa minna, nii et naera või herneks tõesti. Kuid nii paljud veel siiski usuvad kõike. Aga las nad usuvad.
ja kõige selle asja juures, isegi kui nad usuvad ja isegi kui sellised tõendid on nagu ilmselged, on paraku see, et kõik need, kes on kolmandas dimensioonis, me ei saa minna nende juurde ja lajatada magajatele nii-öelda valgust näkku, et nad nägema hakkaksid. Siis nad kohe kindlasti ei näe, vaid valgus pimestab neid ja pigem pigistavad nad silmad hoopis rohkem kinni ja raiuvad oma rida, et tõesta mulle ja nii edasi, sest nad ei taha ärgata. Inimkonnad üldiselt ei taha oma mugavast tsoonist mitte kuhugi minna. See on paraku inimese loomus. Seega, mida meie kõik valgustöötajad ja tõepoolest meid on ju iga sekundiga üha rohkem, ehk siis kõik teie, kes te vaatate seda videot, kõik see, mida me saame ära teha, on see, et me saame tasapisi teed valgustada, näidata mingisuguseid punkte, mis ilmselgelt näitavad, et asi on vähekenegi imelik ja läbi selle me saame juhtida need inimesed pimedast koopast välja. Ja meie asi on siis olla ja valgustada neid siis, kui nad on selleks valmis. Me ei saa neid vägisi sundida. Ja sel hetkel, kui iga inimene on valmis, iga uus inimene on valmis ärkama, siis vajatakse meid rohkem kui kunagi varem. Ja selleks me peame olema valmis. See tähendab seda, et nüüd ja homme ja ülehomme ja niimoodi kõik homsed ja ülehomsed ja tänased päevad niimoodi mitmeid aastaid jutti. See on meie ülesanne, see on see, milleks me oleme kõik siia tulnud, vabatahtlikuna, hingedena, aitama inimkonnal ärgata. See on meie kõigi ülesanne, selleks me oleme siia tulnud. Ja seda enam, et need, kes on kolmandas dimensioonis, sellest me oleme ka vist varem rääkinud juba, et need, kes on kolmandas dimensioonis, ei näe kõrgemaid sagedusi ja ei suuda märgata kõiki neid asju, mida kolmandast dimensioonist, kõrgematest sagedustest inimesed räägivad. Vaid kolmanda dimensiooni teadvuses olevad inimesed raiuvad oma tõde ja üritavad teistele oma tõde pähe määrida. Ja paraku, kui vedu ei võeta, siis lähevad nad üha vihasemaks ja vihasemaks ja see näitab seda ära, kus kohas need inimesed oma teadvusega on. Ja see pole tegelikult ei õige ega vale, ei hea ega halb, see lihtsalt on nii. Ja nagu ma olen ka varem öelnud, et pole mingit vahet, kas mind usutakse ükskõik, mida ma räägin või mitte, sest mina tean, mida ma räägin ja see, mida ma räägin, on minu tõde. Ja sina ei pea üldsegi seda kuulama, sa ei pea sellega resoneeruma, veel vähem seda uskuma. Kõige parem, ärge uskuge mitte midagi, mida ma siin kanalil räägin, sest kõige tähtsam on tunnetada ära teie oma tõde. Mis sina tunned? Mis tunne sul tekib? Kus on sinu tõe koht? Ja kus iganes ta on see okei. Ja need inimesed, kes vaatavad siis maailma ego ja kolmanda dimensiooni tasandilt kõrgemalt, siis sinu enda sisemine kompass ütleb sulle, mis on õige, mis on vale. Kui sa vaatad ego ja kolmanda dimensiooni tasandilt, siis tõenäoliselt oled sa nii programmeeritud, et sul enda kompass valetab. Ta on olemas, aga ta valetab, sest ta usub seda, mis on väljaspoolt tulnud ja kinnistunud sinu alateadvusesse, sinu energia välja. Ja see on ka põhjus, miks mina ei hakka mitte kunagi mitte kellegile mitte midagi tõestama. Iga inimene saab ise otsustada, alustada oma uurimistööga, nagu mina olen teinud terve selle aasta 2020. Interneti avarustes on väga palju informatsiooni. Otsige see üles, tunnetage ja veenduge ise, mis on tõde, mis ei ole. Et see oli siis see info, mida ma täna tahtsin rääkida seoses sellega, mis toimub, et võtke täiesti vabalt, täiesti rivitult sellega seoses ja laske asjadel rahulikult olla. Ja see on siis see, millega ma täna ka lõpetan ja oleme juba õige pea järgmiste teemadega Valguse kanalil. Peatse nägemiseni, armsad valgusolendid!